ja kuhu me läheme? Mis sa ootad Legolandist? Mina ootan, et oleks huvitav, et saaks karusselliga sõita. Et oleks lihtsalt teistmoodi ja Taani on hästi äge. Ja et meil oleks see ringisõidupäev ka hästi huvitav ja et kõik läheks hästi ja keegi ei kukuks ennast katki ja kõik jääksid terveks ja et lennud ei hilineks ja siis muu 100 asja. Ma ise pole nagu suures lõbus päris käinud, ma arvan, et see on nagu lahe. Ja Lego House'ist ma tegelikult olen hakanud mõtlema, et võib-olla see meie jaoks magedam natuke. Aga eks koha peal näe siis. Näita, mis sa endal reisile oled kaasa võtnud? Veepudeli. Ja nii suur kott. Turvast läbi, kommentaare turva kohta. Et sama töö, mis vanasti tehti ära selle 2 liiniga, tehakse nüüd ära nagu 3 korda aeglasemalt ja 5 liiniga. Jah, ma ise mõtlesin ka, et need uued liinid on juba pool aastat pluss olnud. Et nüüd võiks olla kiirus nagu normaalne, aga ikkagi läheb, ikka venib ja venib ja venib, et meie lend, värav number 4. Hiline. Leidsime vahepealt Urmase ja kohe lennukisse. Ruudi, kus me läheme? Lennukisse. Siis on meil Legoland. Ahmale lähemale. Siis on see maailm, mis seal all on. See näeb välja nagu üks plokk maailm. Jaa, näeb küll, jah. Pillund. Väga kiire lend oli. Üks rahulikumaid lende, mis meil üldse on olnud. Võib-olla ma ütleks, et 5+ on kõige rahulikum. Et Ruudi on ka juba nii suur, et ta oskas ilusti lennata, et ma arvan, et asi oli selles. Pärast väikest seiklemist saime siis Pillundi kesklinna. Mis me seiklesime siis? Ma ei taha sellest rääkida. Muidugi me istusime vale bussi peale. Sellel oli sama number nagu õigelt bussi. Jaa, aga tuli välja, et läheb teises suunas. Õnneks ma tahtsin minna küsima, et kus kaudu me lähme. Ja siis ta ütles, et Pillund, meie ei lähe üldse sinnapoole. Et mingi järgmise bussiga. Ja siis õnneks oli üks analoogne buss, mis tegesse kohta tõi kohe kõrval. Ja me jõudsime sinna peale. Ja siin on siis esine. Ilus sinine taevas. Olgu väljas öö või päev või midagi. Ilus taevas on siin kohe ees. Meie hotell, oleme siin, meie tuba on kuskil siin. Nüüd jalad minna. Check-in tehtud ja nüüd otsime tuba taga. Nüüd oli kohustuslik pitstop. Näed, sellised majakesed. Et ootamatult kaugel on see sellest sissepääsust ikkagi täitsa korralikult peab kõndima. Okei. Nagu täiega normaalne distants. Mõtle, kui me oleks seal teises kaugemas selles otsas olnud. Ei, ma mõtlesin lihtsalt laste peale. Iseenesest see tee on täitsa ilus. Mõtle, kui on mingi soe suve ilm, jalutad siin vaikselt. Chillid päikse käes. Saime just tuppa. See on meie tagahoov. Teeme jäkku toatuuri ära, enne kõik ära lavastatakse. Tuleb välja, et on olemas lastevoodi. Nii, et Ruudi saab siin magada. Mis on väga mugav. Mis see on, vaatame. Nii, see on siis vannituba ja vets. Milline mullivann. Käärid. See on tuba. Täitsa uhke tegelikult. Nii, kus on koht? Aha, selline koht. Nii, see on teine voodi. Siin on siis sedasi 2 voodit lähestikku. Ja siis on olemas mõned laste. Ja see on 3. magamistuba. Siuksed väiksed voodid. Tegelikult teistes on täpselt samasugust, lihtsalt 2 tükki kõrvuti pandud, et ei ole nagu mitte midagi. Naabrid. Ja naabrid. Seal on päris uks. Siin on ka nõudepesuvahendid, mis on väga viisakas neist. Pesumasin. Ja see on elutuba. Näed, siin juba lagastamine käib, kõik asjad maas.
siit tulime, jala tulime, siia. Esmane lahtipakkimine ära tehtud. Nüüd läheme Urmasega linna peale, et süüa osta, sest me oleme näljas. Aga noh, eks lapsed on kodus, nad ei viitsi rohkem kõndi teha. Siis korralik jalutuskäik oli siia. Vaata kui lahe, kõikidel majadel on oma see auto elektrilaadija olemas. Mõtle kui lahe, tuleme siia, mis on selline puud. Jälle on täitsa adekvaat, isegi mina võin hüpata, ilma katki läheks. Saltolit tegema ma ei oska. Väga ilus. Poes käidud, mis iganes Selver ja ABC oli neil siin nii palju kraami. 500 läks, 512. Ma ei tea, nüüd hakkame Eestisse arvutama, me oleme 8-ga läbi. See on mingi 8 × 8 on 64. Nii et 50 eurot. Ja see on Pillundi kesklinn, südalinn, Nürbolg. Lego ausid ja need on seal pool. Nii, mis meil siis siin täna on? Makaronid ja liha.